austatud ekstsellentsid, mu daamid ja härrad. Kui siin esimene ettekanne oli riigikeele kohta ja siis teine ettekanne oli keele kohta, mis on ilma riigita, siis nüüd tuleb siirduda niisugesse imelikku riiki, kus on riigikeeli mitukümmend. Sealjuures nende riigikeele staatus on niivõrd veider, et mul võib olla aeg-ajalt raskusi teile arusaadav olla. Juhul kui probleeme tekib, eks te siis küsite. Põhimõtteliselt edaspidi ma ei räägi nendest kõikidest suurematest keeltest, mille statistika teil siin ees on, aga vaid piirdun kahe näitega, mis on siis mari ja komi keel. Aga sissejuhatuseks võib öelda, et kui 1988. aastal tekkisid soome-ugri rahvusliikumised Venemaal, siis nende programmides oli eesmärkide hulgas ka soome-ugri keelte taassünd, nagu nad seda ise nimetasid. Ja paraku näeme me selle tabeli pealt, et taassünnist on asi kaugel, hoolimata ägedast rahvusliikumisest ei suudetud isegi peatada keelelist assimilatsiooni, ja see assimilatsioon tegelikult suurenes võrreldes 70. ja 89. aasta rahvaloenduste vahel. Ja kõige, nii et siis keskelt läbi 10% jäi keelte kõnelejaid vähemaks. Nüüd ongi mure selles, et miks see on nii. Kas rahvusliikujad olid naiivsed ja seda asja ei olnudki võimalik peatada? Kas nad olid liiga nõrgad või nad lihtsalt käitusid selle eesmärgi saavutamiseks kuidagi valesti, valides vale taktika, või et milles siis on lugu. Ja selleks tuleks süveneda natukene põhjalikumalt rahvusliikumiste algusse ja vaadata, mis oli nende käitumisviis niisiis 90. aastate alul. Ja me näeme, et kõik algas tegelikult suveräänsusdeklaratsioonidest. Sest samaaegselt, kui 80. aastate lõpus moodustati siis soome-ugri rahvusliikumised, siis 90. aastal algas Venemaa Föderatsioonis suveräänsuste paraad. Natuke on vist Eesti kah selles süüdi, sest esimene liiduvabariik, mis tunnistas ennast Nõukogude Liidus suveräänseks, oli Eesti. Sellele, nagu me teame, järgnesid teised liiduvabariigid ja siis lõppude lõpuks ka autonoomsed vabariigid. Ja kui detsembris loodi detsembris 1989 loodud Komi rahvuslik organisatsioon Komi Kotter määras oma põhikirjas tegevuse eesmärgiks rahva, Komi rahva, tema kultuuri ja keele taassünni ja nõudis ka komi keele muutmist Komi ANSV riigikeeleks. Ja kõige esimene tegu selle eesmärgi täitmiseks
ongi kirjas komi NSV suveräänsusdeklaratsioonis, mis võeti vastu augustis 1990. Ja selle punkt kõlab siis, et komi NSV-s käibivad võrdõiguslikult 2 riigikeelt, komi ja vene. Märtsis moodustas juba komi ülemnõukogu kultuuri, rahvussuhete ja rahvuslike ja rahvastevaheliste traditsioonide ja ajaloopärandi kaitsekomisjoni, mis asus koostama keeleseaduse eelnõud. Komi rahva esimese kongressi resolutsioonis 1991 jaanuar pealkirjaga komi NSV riiklikust suveräänsusest nõuti 2-kojalise parlamendi loomist, millest üks esindaks komi rahvast, ja resolutsioonis rahvuspoliitikast keele ja kultuuri valdkonnas nõuti keeleseaduse vastuvõtmist. Ja sealjuures nõuti ka vabariigi kodakondsuse kehtestamist, mis on väga oluline. Komi aktivistide strateegia võimudega kokkuleppele jõuda oli üsna edukas. Peeti edukaid läbirääkimisi, kasutades rahvusvahelise õiguse ja enesemääramise retoorikat ja sidudas selle vabariigi suveräänsuse teemaga, millest peab ka võimulolijatel kasu olema. Opositsioonilised tegelased korraldasid ka mitmeid aktsioone, osalt samasuunalisi, osalt komirahva taassünnikomitee vastu, kes siis riigiga häid suhteid hoidis. Ja jõuamegi välja selleni, et lõppude lõpuks komi vabariigis võeti vastu keeleseadus, riigikeelte seadus täpsemalt 1992. aastal, mis kinnitas komi ja vene keele vabariigi riigikeeleks. See oli kõige esimene soome-ugri keelt puudutav keeleseadus. Aasta algul seati Mari rahvusliku organisatsiooni Mari Ušem programmi projektis eesmärgiks 2-poolne kohustuslik kakskeelsus juhtivtöötajatele ja ametnikudele. Ja aprillis toimunud Mari Ušemi asutamiskoosoleku resolutsioonis nõuti mari keele kehtestamist riigikeelena ja keeleseaduse vastuvõtmist. Ning jälle 90. aasta oktoobris vastu võetud Mari NSV suveräänsusdeklaratsiooni punkt 5 kehtestas riigikeeleks võrdselt mari ja vene keele. Kui 92. aasta oktoobris toimus 3. Mari kongress, see oli siis teine Mari kongress, toimus 1918, vahepeal oli pikk paus, siis selle resolutsioonis keelest nõudis kongress ülemnõukogult mari keele kehtestamist riigikeelest põhiseaduses koos vene keelega ja keeleseaduse vastuvõtmist, mis määratleks muu hulgas ka riigikeelte valdamise nõuded ametnikele. Resolutsioonis kultuurist ja haridusest soovitati ülemnõukogul vastu võtta haridusseadus, mis näeks ette kohustusliku mari keele ja kultuuri õpetuse kõigis õppeasutustes ja rahvuskoolides järk-järgulise ülemineku täielikule marikeelsele õppele. Järgmine etapp mari ja komi keelt puudutavas seadusandluses saabus siis aastatel 94 ja 95, mil võeti vastu vabariikide põhiseadused. Selleks ajaks oli alanud tegelikult juba rahvusliikumiste allakäik, kuid inerts varasemast ajast aitas ikkagi kaasa, et need keeled said mõlemas vabariigis riigikeelteks. Niisiis komis
veebruaris 1994 vastu võetud põhiseaduses oli artiklis 67 kuulutatud komi vabariigi riigikeeleks koos vene keelega ja sealhulgas ka, mis on väga oluline, komi rahvas oli defineeritud kui komi vabariigi riikluse allikas. Ette rutates võib öelda, et see preambuli lause muudeti 2001. aastal järgmiseks. Komi vabariigi moodustamine ja tema nimi on seotud komi rahva põlise asumisega tema territooriumil. 3. Mari kongress oli nõudnud mari keelte ametlikuks kuulutamist siis nii riigis, Mari Elli vabariigis, kui esitanud ka palve kõigile muudele vabariikidele ja oblastitele kehtestada mari keel ametliku keelena maride kompaktsetel asualadel. Loomulikult midagi niisugust väljaspool Marimaad ei toimunud. Ja seevastu aga kuulutati see riigikeel Marimaal siis riigikeeleks ka konstitutsioonis. Sellele lisaks kehtestas Mari põhiseaduses nõude, et vabariigi president peab oskama vabariigi riigikeeli. Naabritest oli sama nõue põhiseaduses Tatarstanis, Baškortostanis ja Tšuvašias. Üheski teises Soome-Ugri vabariigis niisugust presidendi keelenõuet ei ole olnud. Nüüd siin on äärmiselt huvitav see, et algselt nõuti õige mitmete ametimeeste marikeele oskust ja ainus seadus siis, millesse jõudis kellegi keeleoskuse nõue, oligi seesama põhiseadus, mis nõudis marikeele oskamist vabariigis ainult ühelt inimeselt, kes oli president. Ja kuigi 1996. aasta oktoobris Mari rahva kongress pidas lubamatuks presidendi keelenõude tühistamist, ja seda ei tühistatudki, kuid sellest hoolimata valiti siis 1996. aasta detsembris presidendiks Vjatšeslav Kislitsyn, kes mari keelt ei vallanud. 1997. aastal siis kõrvaldati see nõue põhiseadusest. Kuid kui istuv president, kes mari keelt oskas, Vladislav Zotin, protestis venekeelsete kandidaatide registreerimise, siis konstitutsioonikohus ja Venemaa ülemkohus tunnistasid nende kandideerimise õiguspäraseks. Edasi juhtus nii, et 1968. aastal tunnistas Venemaa konstitutsioonikohus põhiseadusega vastuolus olevaks ka vastava nõude Baškortostani vabariigi konstitutsioonis. Nii. Ja nüüd edasi keeleseaduste juurde. Komi keeleseadusest oli juba juttu. Et lisada võib, et Komi vabariigi ülemnõukogus oli komisid ainult 1/3, suudeti siiski vastu võtta keeleseadus ja rahvuslik eliit suutis mõjutada ka varajast haridusseaduse, kultuuriseaduse vastu väljatöötamist, see oli siis 1993 ja 1994, milles on ka sees üpris konkreetseid norme komi keele suhtes. Marimaal valmis esimene keeleseaduse eelnõu juba 1992. aastal. Ja eelnõus oli kohustuslik riigikeeleõppe kõigis kooliastmetes ja ametnike riigikeele oskuse nõuded.
kuigi seal oli samamoodi 1/3 ainult marisid rahvaesindajate hulgas, siiski ei suutetud seda seadust vastu võtta, see lihtsalt lükati tagasi. Kuid 1995. aastal hakati tegelema uuesti keeleseadusega, kui vabariigi 30 parlamendiliikmest oli marisid 14, mis on mari ajaloo suurim protsent, osatähtsus. Ja oktoobris 1995 võetigi vastu keeleseadus. Mari keele puhul oli muidugi probleemiks kahe mari keele olemasolu. Maridel on nimelt 2 kirjakeelt, mäe- ja niidumari. See lükkas mõnevõrra edasi seda seaduse vastuvõtmise protsessi ja vaidlused selle üle, kas Mari vabariigil peab olema 3 või 2 riigikeelt. Lõppude lõpuks jõuti samasugusele kompromissile, mis tegelikult oli formuleeritud juba suveräänsusdeklaratsiooniks, nimelt seaduse mõttes on mari keel 1. Ja sulgudesse riigikeeled on siis mari sulgudes mäe- ja niidumari ja vene keel. Niisuguse formuleeringuga. Ja muidugi keeleseaduses seda nüüd lihtsalt deklaratsiooniga sellisest deklaratsioonist ei piisa ja selguse mõttes lisati juurde lause, et mari riigikeele toimimine teostatakse vastavuses mäe- ja niidumari asualadega. Riigikeele õpetamiseks koolides anti 5-aastane üleminekuaeg, aga ametiisikute keeleoskuse nõue oli formuleeritud kohustusena osata 1 riigikeeltest, mis tegelikult ei anna marikeelele mitte midagi juurde. Mõlemad keeleseadused järgivad Venemaa keeleseaduse malli. See tähendab seda, et seadusandja kasutab normide formuleerimisel mitmuse 3. isikut või umbisikulist tegumoodi. See tähendab, et midagi tehakse selle asemel, et panna otsesõnu kellelegi mingisuguseid kohustusi. See annab seaduse täideviijatele võimaluse tõlgendada seaduse sätteid enamasti soovituslike, mitte kohustuslikena. Ja üpris tihti on keeleseadustes ka öeldud, et teist riigikeelt tuleb kasutada eri sfäärides vastavalt vajadusele või võimaluse korral, täpsustamata vajadusi või võimalusi. Eriti tihedasti on neid hiljem vastu võetud Mordva keeleseaduses, mis võeti vastu 1998. Ja niisiis keeleseadustes puuduvad mehhanismid nende eesmärkide saavutamiseks. Midagi tegelikult küll tehakse, vabariikides on kohalike keelte arendamise programmid, kuid ka need kippuvad olema alafinantseeritud ja tegelikkuses pole võimalik kõigil Venemaa soome-ugrilastel valida oma laste õpetuskeeleks emakeelt, sest emakeelseid koole lihtsalt ei ole. Omakeelse keskhariduse loomise ees on ka terminoloogilisi ja metoodilisi takistusi. Ja komi keeleseaduse regulatsiooni taga on piiratud ainult keelte ametliku kasutusega ja sedagi ähmases vormis. Nii, need olid siis nüüd kõik rahvuslikumist saavutust, sest 2000. aastal algas muutus Venemaa föderaalsüsteemis ja rahvuspoliitilises süsteemis.
vabariik ei peetud enam suveräänseteks riikideks, vabariikide riikliku suveräänsuse sätted tühistati. Sealjuures ikkagi siiamaani on nad nime poolest riigid. Kui nüüd hinnanguliselt öelda, siis ega komi ja mari, nagu ka teiste soome-ugri rahvaste keelte olukord ei ole olulisel määral paranenud. Kuigi on mõningat edasiminekut, kõige suurem puudujääk on ikkagi omakeelses koolihariduses, mis minu meelest on kõige olulisem. Ja nüüd, mis järeldust sellest kogu jutust võiks teha? Kellneri natsionalismi printsiibi järgi peavad kultuurilised ja poliitilised üksused ühilduma. Riigikeel on natsiooni identiteedi manifestatsioon. Riigikeele peab kehtestama väljendamaks keele ja riigi ühtsust ning tugevdamaks rahvuslikku identiteeti. Ja selles valguses võiks öelda, et Venemaa keskvõimu nõrk olles oli rahvuseliitidel võimalik algatada keelte taassündi, sest nimirahvastel oli pärast uue Venemaa riigist kõrgem enesemääramise tase. Teisest küljest võib öelda, et see ei olnud eriti jätkusuutlik, sellepärast et seda enesemääramise taset kärbiti ja tegelikult ei ole mitte üheski vabariigi seadusandlikus aktis öeldud, et see vabariik on selle vabariigi nimi rahvuse enesemääramise tulemus. Kõikides põhiseadustes on kirjas, et kõrgema võimu kandja on selle või teise vabariigi paljurahvuseline rahvas. Niisiis põhimõtteliselt on probleem selles, et kui sul riiki ei ole ka riigikeelest midagi kasu. Ja riigikeele meetodi kasutamine soome keelte puhul on ka selle poolest keerukas, et näiteks suur osa maridest üle poole ei ela vabariigi territooriumil, Mordva vabariigi territooriumil ei ela 2/3 rahvast. Siin me võime ühtlasi ka vaadata just nimelt see, et miks see 17% on siin just nimelt Mordvalaste juures. Põhimõtteliselt ja muidugi ka karjalased, kelle 13% on suures määras Tveri karjalaste kahanemisega seotud. Ja seetõttu näib, et soome-ugri rahvuslikud eliidid valisid natukene vale taktika, mis ei ole eriti jätkusuutlik. Kuigi teisest küljest, kui tol ajahetkel oli võimalus, president Jeltsin ütles, et Venemaa garanteerib föderatsiooni subjektidele nii palju suveräänsust, kui need on võimelised võtma. Ja kuigi tõesti rahvuslike eliitide huvid ja mitterahvuslike eliitide huvid langesid kokku, kuivõrd vabariikidel oli suurem suveräänsus kui muudel föderatsiooni subjektidel, siis seda loomulikult tuli ära kasutada. Ja Tatarstanis andis see ka efekti ning on põhimõtteliselt tatari keele olukord Tatarstanis on praegu tõesti palju parem, kui ta oli 1988. aastal. Kuid siiski arvan ma, et edaspidises tuleks vaadata natukene teisele poole. Tuleks võtta natuke teisi eeskujusid ja
ja noh, näiteks kõmridest võiks kõnelda seda, et kuigi Welsh Language Act sätestas juba 1993 kõmri ja inglise keele võrdsuse avalikus sektoris, siis kohustuslikus korras hakati kõmri keelt kõigis Walesi koolides õpetama alles aastal 2000 ja seda olukorras, kus esimene kõmrikeelne keskkool töötas aastast 1955. Ja noh, teine huvitav näide selle riigikeelsusega on see, et tõesti komi vabariigi kõik seadused tõlgitakse komikeelde. Aga praktikas ei kasuta neid mitte keegi, sellepärast et kuigi ametlikult komikeelne tekst on võrdväärne venekeelse tekstiga, tegelikult neid komikeelseid seaduse tekste ei tõlgita või ei kasutata. Noh, kui komid hakkaksid tõlkima ka kõiki Venemaa seadusi, siis see muidugi annaks väga hea teenistuse kõigile komikeele oskajatele. Aga ma arvan, et neid oleks tarvis tunduvalt rohkem näiteks algkoolis või lasteaias, mida omakeelsena komidel veel 2002. aastal ei olnud. Ja loomulikult arvan ma, et Venemaa peaks ühinema regionaal- ja vähemuskeelte Euroopa hartaga, mille abil on võimalik arendada keeli vastavalt nende kohalikule ümbrusele, nende endi keele võimsusele ja noh, näiteks ka kõnelejate arvule. Tänan tähelepanu eest.